Kui vaadata praegu uute autode müüjad, siis ega see olukord seal päris hea ei ole, sellepärast need automaksu ja siis registreerimismaksu nagu valguses osteti need autod ikkagi ära eelmise aasta lõpus, mida vaja oli, ja ongi eeldada vaiksemat perioodi. Teil paistab siin sildid peal, broneeritud, müüdud, kasutatud autode müüjatel ei ole nii keeruline. Jaa, ega ta nüüd lill ei ole ja võrreldav eelmise aastaga, aga nii hull see olukord ei ole. Aasta alguses oli tõesti vaiksem, aga nüüd umbes juba 2,5 nädalat on täitsa kevade tunne, tavapärane ja äri käib. Miks ma täna siia tulin, on tegelikult see, et natukene müüte murda, et tegelikult see automaksu teema ei olegi nii hull. Esiteks, nagu ma aru saan, siis see automaks üldiselt on alla toonud autode hinnad. On mul õig? Jah, et ütleme, et kui nüüd Eestis on võib-olla natukene hinnad nagu tõusnud, kes on pidanud selle maksu ära maksma, kui vaadata suurt pilti Euroopat, millele meie tugineme, siis Euroopas on autode hinnad natukene langenud. Ehk et kui nüüd võrrelda hindu eelmise aastaga, siis täna on võib-olla lõpphind isegi soodsam, kui ta koos maksuga, kui ta oli eelmine aasta ilma maksuta. Nii et sa maksad ära praegu registreerimismaksu selle aastamaksu ja ta tuleb odavam, kui oli eelmine aastas auto? Jaa. Nii et tegelikult väike müüt on ju, et selles mõttes nüüd on autohinnad hästi üles läinud. Loomulikult nad tulevad ja alles autosid on vaja müüa. Jah, et võib öelda, et kerge müüt, et tegelikult autode hinnad ei ole kallimad ja automaks ise juba ei ole nii kõrge, kui see arvati tulevad. Ja pluss siis nüüd, kui targalt läheneda, saab autosi üsna väikse aastamaksuga ja registreerimistasuga osta. No võtame siit ikkagi need fossiilid kohe ette. No rahvaauto selline BEM 300, diisel, kui palju maksab? Näiteks BMW 320 2018 aasta. Aastamaks on kõigist 281 eurot ja registreerimistasud 1000 eurot. Räägime täitsa tavalisest diisel BMW-st. Aga kui nüüd edasi minna, et vaadata autosi, millel on väike aku, et pistikhübriidid, siis elektriautod on kõik sisuliselt odavad. Et esimese otsa autod on aastamaksuga 50 eurot, registreerimistasuga 150 eurot, kuni kalliste autodeni välja, kus me räägime mõnesajast eurost. Aga nüüd võttes pistikhübriidid, siis tõesti, millel me nimetame nii-öelda see kellapatarei küljes, ehk et mis siis mingisuguse ühiku sõidavad elektriga ja siis edasi lülituvad kas bensiinile või diislile vastavad. Ehk nende autode esimene 100 kilomeetrit on hästi madala CO-ga, aga selle järgi arvestatakse ka aastamaks ja registreerimistasu, mis siis mingitel juhtudel on nagu, ma ei saa öelda nagu mõnusalt väike, aga ta ei ole kallis. No võtame selle suure Q5 siit punase ilusa auto. Jaa, sellel Q5 konkreetselt on aastamaks 218 eurot ja registreerimistasu 785, et see ei ole palju, kui arvestada auto hinda. Või siis võtta sealt kõrvalt olev BMW X5, mis on siin eestlaste üks lemmikuid. 21 aasta, aastamaks on kõigest 430 eurot ja registreerimistasu 1472. Et seda tegelikult ei ole palju ja kui nüüd jõuda selle jutu juurde tagasi, mis ta eelmine aasta maksis, siis need autod on selle võrra juba kukkunud. No võtame näiteks meil siin saalis oleva e-Active Peugeot 208. Aastamaks on 50 eurot, registreerimistasu 150. Opel Mokka e-Edition samamoodi, 50 eurot, 150. Rääkides Tesladest näiteks, Long Range Model Y, aastamaks 137, registreerimistasu 478. Või siis ka BMW iX 2023 aasta ehk et mitte väga vana auto. Aastamaks on 294, registreerimistasu 1211. See mõttekas on tasuda need maksud teie juures, tulete ostate auto, maksate siin ära või kuidas sellega on? Jaa, see on see koht, kus me nüüd klientidel soovitame tungivad see maks ise maksta. Ei pea maksma, selle saab võtta ka liisingusse, aga siis lisandub käibemaks. Aga nimelt nüüd Transpordiamet võimaldab teha ettemaksu ja igale kliendile või ostjale luuakse oma ettemaksukonto. Ehk et mis iganes maksust me räägime, kui te ostad selle auto endale, siis see maksta otse Transpordiametisse, meie registreerija läheb sinna, viitab tehingu juures, et selle automaks võtta sellelt ettemaksukontol ja te võidate eraisikuna käibemaksu. Ehk et see on nagu oluline moment ja et mitte lihtsalt raha põletada. Selge, et ma loodan, et võtsime natukene hirme maha, aga võtame siis mingi ikkagi püssi ka, et selles mõttes tuleb ikka nagu raha välja käia korralikult. Võtame mingi sellise auto, mis maksab ikka 200 000 või peale. Jaa, et kui me räägime näiteks Mercedesest G-klass, selle makse on umbes 12 000 eurot. Aga nüüd siin on üks aga, et kui võttes sarnane auto sisuliselt, Mercedes-Benz S-klass AMG, millel on pistikhübriid ehk sisuliselt juhtme külge panna, aga on see pisik kellapatarei, siis selle auto aastamakse on 304 eurot ja registreerib tasu 2200. 10 000 vähem tänu sellele, et saad juhtme külge panna. Just nii.